Tere päevast minu poolt, loodetavasti on mind ilusti kuulda. Mina tean seda numbrit inimesi, kes meil täna siin webinaril osalevad. Hea meel, et täna kõik inimesi nii palju on. Täna räägime siis Ruuki selle aasta innovatsiooni toodetest, väga palju teenustest ei räägi. Teraste osa olen jätnud presentatsiooni lõppu ja seda põhjusel, et sealt võimalusel kiiremini läbi libiseda ja teile informatsioon takkajärgi saata, kellel huvi on. Minu nimi siis Kristjan, nagu juba öeldud, ja esindan täna siis Ruukis katuste poolt. Alustame paari sõnaga Ruuki ja SSAB grupist. Pärast räägime kestlikkusest ja jätkusuutlikkusest natukene, nagu lubatud, siis uued innovaatilised tooted aastal 2020 ja 3 sõna siis terasest ka takka lõppu. Loodame poole tunniga ilusasti hakkama saada. Aga alustuseks siis SSAB-st ja Ruuki grupist, et Ruuki on üks osa SSAB grupist. SSAB on siis Swedish Steel AB grupp, mis toodab terast erinevatel kontingentidel. Meil on tehaseid nii Ameerikas kui Euroopas. Kogu gruppi 2018. aasta käive oli 75 miljardit Rootsi krooni. Ja me oleme võimelised aastas terast tootma umbes 8,8 miljonit tonni. Et SSAB gruppi kuulub palju erinevaid ettevõtteid ja Ruuki on üks selle grupi liikmetest. Ruukist täpsemalt nii palju, et Ruuki gruppi 2018 aasta käive oli umbes natukene alla 600 miljoni euro. Meie fookusturud on kaardi peal märgitud ilusasti punasena paremal pool ekraanil. See on see, kuhu me oma igapäevast rõhku paneme kõige rohkem, aga tegelikult üle Euroopa ja ka Venemaa on meie jaoks eksporditurud. Väiksed mummud tähendavad siis seal kaardi peal seda, kus on Ruukil tootmisüksused. Ja Ruuki jaguneb laias laastus veel omakorda kaheks. Üks osa sellest keskendub oma tegevus siis katusetoodetele ja kõik katustele seonduvaga ning teine osa siis rohkem sellistele suurtematele hoonetele, kus me räägime hästi palju fassaadikattetest, fassaadidest, kandvatest profiilidest ja nii edasi. Et nagu siis öeldud, ilmselt olete viimasel ajal saanud aina rohkem Ruuki kohta lugeda ja kuulda ka jätkusuutlikkuse ja kestlikkuse aspektist, et meie jaoks tõesti ääretult oluline teema, seda mitte ainult selles osas, et seda on võib-olla popp täna rääkida, aga me tegelikult ka üritame teha iga päev rohkem ja rohkem selleks, et meie jalajälg siia maailma oleks väiksem. Meie tooted ja teenused täna juba tegelikult on väga efektiivsed ja jätkusuutlikumad, kui võib-olla oskame ka arvata, et kuidas me korraldame transporti, kuidas me taaskasutame materjali, kõik sellised asjad. Aga võib-olla üks uudis, mida ehk olete kuulnud ja kui ei ole kuulnud, siis praegu kuulete hästi lühidalt, on selline meie üks suur hübriidprojekt ja me kutsume ta hübriidiks sellepärast, et see on üks selline projekt, kus 3 suurt ja Rootsi ettevõtet on pannud siis seljad kokku selleks, et asendada kivisüsi, mida kasutatakse täna rauda või terase tootmisel tohutult palju, asendada see siis vesinikuga. Need 3 ettevõtet on siis SSAB, LKB ja Vattenfall. Ja meie insenerid on täna veendunud, et aastaks 2045 on kõik SSAB tehased fossiilkütuste vabad. Enne seda loomulikult on juba hea hulk tehaseid, kes enne seda juba on võimelised fossiilkütuste vabalt terast tootma. Nii et tohutult suur samm. Ma loodan, et teised terasetootjad lähemas tulevikus võtavad midagi sarnast ette. Et tõtt-öelda, ega siin võimatut ei ole, et kunagi ju tegelikult oli fossiilkütuste tootmine või vabandust, terase tootmine fossiilkütuste vaba, et pildi peal hea illustratsioon. Ja tegelikult tänu meie teadmistele
Me oleme täna veendunud, et me suudame vesinikuga kivisütt siis asendada ja tänu sellele saada kõik need vajalikud temperatuurid ja kätte, et terast hästi jätkusuutlikult toota. Sellest ma täna rohkem ei räägi, seda on hea teada, vaadake meie kodulehtede pealt võib-olla lisa, kui huvi on, või et küsige meie inimeste käest, kui te tahate selle kohta rohkem teada, jagame infot hea meelega. Aga nagu lubatud, siis selle aasta meie uudistooted, millest me muidugi plaanisime hästi suurelt ja laialt rääkida alates ehitusmessist, et oleme pidanud tegema muudatusi enda tegemistes, aga ma arvan, et katki ei ole sellest midagi. Esimene asi, millest ma tahan rääkida ja panna südamele paljudele on, ma jätsin ta nimme siia inglisekeelseks, et Rookie Original Quality. Et kes tahab, ma saan seda presentatsiooni, seda infot hiljem kõike jagada, andke lihtsalt hiljem presentatsiooni lõpus on üks küsimustik, andke sinna lihtsalt teada, et soovite materjali. Aga nimelt kõikidel meie toodetel on nüüdsest kirjas või profiilidel on nüüdsest kirjas märkmed, mis tõendavad, tegemist on Rookie originaalkvaliteediga. See on oluline kahes aspektis. Esimene aspekt on see, et me oleme ainukene tootja täna turul, kes toodavad oma toodangu algusest lõpuni ise. Meil on nii-öelda see terase tootmine maagist alates kuni lõpptoodanguni välja. See annab meile tohutu eelise teha innovatsiooni ja mõelda välja uusi tooteid, aga seda on ka nagu halvasti ära kasutama hakatud turgudel. Me oleme ka Eestist saanud igal aastal ikka paaril sellisele juhtumile jälile, kus kliendile on müüdud Rookie toode. Klient on selle eest maksnud oma arved, aga lõpuks on tulnud välja, et tegelikult on klienti petetud ja pandud sinna mingi teistsugune kellegi teise tootja materjal ja siis on see, noh, ütleme, nimetame siis vahelt kasuvõtja kuidagimoodi puhtalt pääsenud. Et sellepärast me kavatseme sellel aastal rohkem rääkida Rookie Original Quality sellisest märgist aina rohkem ja rohkem meedias, et inimesed oskaksid seda jälgida ja küsida. Arhitektidele, projekteerijatele väga hea uudis loodetavasti on siis meie BIM keskkond. Meie partneriks on ProDLib ja nemad siis täna on võimelised pakkuma meie BIM mudeleid Autodesk Revitis, Archicadis ja AutoCAD 2D's. ProDLib keskkonnas tasuta saada. Meil olid seal ehituskomponentide uue nimega Building Envelopes tooted tegelikult ka varem näha, kõik mis puudutasid sandwich paneele ja nii edasi, et nüüd on meil siis ka tegelikult katusematerjalid kenasti seal näha, et vihmasüsteemid läitavad, katuseprofiilid erinevad läitavad, lisaplekid ja nii edasi, et loodetavasti hea abi. Mul on selle üle veel parem meel, et tegelikult statistika, mida ProDLib meile täna jagab, Eestis selle keskkonna ja nende BIM-mudelite kasutamise maht võrreldes teiste lähiturgudega on väga suur. See oli ääretult hea meel, aga vaadake sisse ise ProDLibi keskkonda. Midagi on meie kodukal samamoodi alla laetavad ja leitavad, nii et ma väga loodan, et sellest on palju kasu ja teisipidi loodan, et me ei peatu siin nii-öelda nende toodetega, mis meil siin on, vaid me sinna lisame ka teisi tooteid pidevalt juurde. Meie jaoks innovatsioon, teie jaoks ilmselt mitte väga, aga noh, ütleme meie jaoks ka ilmselt mitte innovatsioon või ütleme loogiline samm edasi suunas, kuhu me tahame liikuda. Aga nüüd, et tõesti võib-olla üks selline toode, mille üle me oleme ääretult uhked, et ta meil on ka kohe Pärnus olemas ja võtta ja tarnida klientidele Classic M ja ärge laske ennast sellest tähest segada. M tähendab mikroprofileeringut ja me oleme veendunud, et sellest ilmselt saab üks uus trend. Et tegemist ei ole muud mitte midagi kui edasi täiendusega meie tänasest Classic profiilist. Et profiilile on piki suunas siis vormitud peale selline mikroprofileering või hästi pisikene lainetus,
seda käega on ilusasti tunda, lähedalt on ilusasti näha, aga mida kaugemale tegelikult lähed, seda mikroprofileeringut seal visuaalselt enam nagu kaugelt näha ei ole. Aga selle mikroprofileeringu eeliseks on see, et noh, kui tegelikult klassikprofiil ja valsprofiil väljendavad endast sellist autentset käsivaltsi, mida on aastaid ja aastaid tehtud ajaloos ja nad peavadki natukene lokkima ja otendama ja see on täiesti okei. Siis selle mikroprofileeringu klassikuga me tegelikult tahame saavutada seda, et seda lokkimist ja lainetust oleks seal võimalikult vähe. Et peab muidugi ütlema, et aluskonstruktsioonil on seal väga suur roll kanda, et ainuüksi mikroprofileeringu peale loota ei saa, aga me oleme veendunud, et sellest tuleb üks lahe asi. Näidiseid saab meie käest loomulikult tellida, oli plaan ikka tulla kõigi juurest läbi ja seda näidata ja lasta katsuda. Kui kellelgi on kiiresti vaja, siis jällegi palun kirjutage pärast kommentaaridesse. Leiame hea võimaluse, kuidas teile seda toimetada. Noh, võib-olla 3 sõnaga hästi kiiresti veel, et mis sellel Classic M profiilil siis on, eks, et tegelikult kõik, mis ühel muidu väga heal Rookie Classicul juba olemas on seesama tuisukork, on need mikroprofileeringud kinnituskohtades, et me kruvipinge saaksime õige pinge alla. Vaadake, see on ka tegelikult oluline, kui tugevasti me selle paani sinna katuse külge kinni laseme, et seda ei tohi üle kruvida, sest et ühesõnaga ei tohi üle kruvida ega ei tohi ka ala kruvida, et need kruvikinnituse mikroprofileeringud aitavad ilusasti siis tunnetada ehitajatel seda, millal on õige aeg see kruvimine lõpetada. Tagasi pööratud räästaserv, sellest me oleme palju rääkinud, minu arust on see natukene, see võiks olla kohustus igal teraskatusel, et meil on tagasi pööratud räästaserv, visuaalselt ilus, aga tehniliselt ka palju toimivam toode. Ja sellest mikroprofileeringust profiili enda peal me juba rääkisime. Nii, aga me kõik te ilmselt olete näinud hästi palju projektideski kasutanud meie siis lipulaeva Rookie Classic Next Gen, et lihtsalt tema jääb ikkagi meie lipulaevaks, et ta on meil siis selle heliisolatsiooniga, ta on meil 0,6 materjalist, nii edasi. Ma olen siia pannud alla ka ühe lingi, kus on erinevad klassiku võrdlustabelid olemas. Kui keegi seda materjali pärast tahab endale kasutada, siis siit saate näha ka veebis ka tegelikult nähtav, et mis erinevad klassiku versioonid tegelikult Rookil kasutada on. Aga et siis hästi kiiresti meie selle Next Geni olulisem aspektid üle, et nagu öeldud, heliisolatsioon on materjali all, tehases on siia paigaldatud lukusoondega tihend, et see on ikka tohutu innovatsioon, mis me äkki vist 2 aastat tagasi välja tulime. Et annab veepidavust ja kõike kenasesti juurde ja kõik need mikroprofileeringud, kruvikinnituspinnad ja nii edasi, et mul on hea meel, et selle toote kasutus on Eestis ääretult suur. Me veel Soomele selle toote kasutamisega muidugi järgi ei ole jõudnud, aga äkki jõuame. Nii, aga et siis innovatsioonist edasi ja nüüd on hea meel tõdeda, et see on tõesti Baltikumi esimene ettekanne arhitektidele ja projekteerijatele, kus nad näevad, mis meil selles vallas sellel aastal siis uut on. Võib-olla see hetkel ekraanil nähtav Unissim kandur, me nimetame teda niimoodi, ei ole võib-olla arhitektide jaoks kui selline vau-toode, aga ta tegelikult on kogu turu mõttes ilmselt märgilise tähtsusega toode. Meil on sellele patent ja ta tegelikult selle ehituskiiruse ehitajate jaoks muudab palju kiiremaks, ehk et me ei pea enam nii kaua katusel kõrgel turnima. Teisest küljest on katusematerjali enda pinnakatte ja materjal ise rohkem kaitstud igasugustele ütleme siis kinnitusjälgede ja nii edasi, et me ei vigasta enam katusepinda. Ja nüüd on nii, et nüüd ma tahaks näidata teile selle kohta ühte videot, pange kõrvaklapid pähe.
nüüd peaks olema ekraan näha. See oli siis esimene selline meie jaoks tõsine läbimurre, mida me töötasime välja mitu aastat. Tegime tohutul hulgal teste, nagu video lõpus oli näha, seal on CE on ühest küljest elementaarne, aga kõik need erinevad testilaborid, mis me läbi käinud oleme ja nii edasi. See on üks nendest toodetest, mis on tõesti kihvt ja loodetavasti ka muudab heas mõttes seda turgu turvalisemaks ja paremaks. Et siis võib-olla 3 sõna sellest edasi, mida videost võis välja lugeda, aga võib-olla ridade vahelt ka natukene, et ühest küljest on häda olnud selles, et hästi palju lihtsuse, teadmatuse, mis iganes huvides on kasutatud erinevates olukordades valekandurit, kas siis klassikule või valtsprofiilile. Et kuna see kandur on välja töötatud tegelikult mõlemat profiili silmas pidades, siis enam ei saa juhtuda sellist olukorda, kus me kasutame valet kandurit ja lumetekkekanduri kasutamise tagajärjel juhtub siis mingisugune õnnetus, mida me ei taha, et juhtuks. Et see on täna ainukene toode turul, mis tegelikult sobib mõlemal juhul kasutamiseks. Paigutuskiirusest me juba rääkisime, ehitaja jaoks kindlasti 3 korda kiirem. Pinnakattevigastustest me rääkisime täpselt samamoodi. Nii, kuna aeg surub takka, siis ma arvan, et teie jaoks ka kindlasti väga huvitav toode. Me oleme nendel teemadel päris paljude arhitektide tegelikult vestelnud, arutlenud. Et ma näitan jälle ühte videot. Ja pärast räägime sellest tootest 2 sõna juurde. No nii, et selline tore uuendus meie turvatoodete valdkonda veel juurde, et erinevad testid ja neid teste on ka tehtud palju, et siin on üks testiraport nimega VTT/S02719 2018. aastal tehtud, et märgades tingimustes, kus need igasugused libisemisohud on eriti suured. Tegelikult see uus Rookie SafeGrip redeli lahendus pakub umbes 100% paremat siis pidavust, nii et numbritega ka ilusasti tõestatud. Mis on eriti tore, on see, et tegelikult selline uuendus me oleme suutnud seda hinnastada mõistlikult, mis tähendab seda, et ta ei ole üldse palju kallim lahendus kui kõiksugu teised lahendused. Et tasub kindlasti uurida veel lisa, kindlasti mida meie täna näeme, on ühest küljest hea, et erinevatel hoonetel juba tänu Päästeameti pingutustele on hästi palju turvatarvikutele rõhku pandud, aga me ei ole kindlasti veel seal, kus me tegelikult võiksime olla. Et meil on paljudega diskuteerinud teemadel, et mis aga kui juhtub tulekahi ja meil oleme 2. või 3. korrusel ja meil on ainult üks trepp ja kui see tulekahi on nagu valel pool ja meil ei ole näiteks seinaredelit, mis Soomes on kohustuslik, et siis mis variandid on, et ongi ainult hüppamise variant, eks,
Aga see on eraldi teema, mida võime hea meelega edasi diskuteerida meie teistel kohtumistel ja või seminaridel. Kindlasti, kui kedagi huvitab ka selle toote kohta rohkem infot, näidist, siis andke teada, kindlasti toome. Hea meel on välja tuua ka paar olulisemat teemat meie Building Envelopes'ide ehk vananimega ehituskomponentide poole peal. Mida me ei ole ennem oma Pärnu tehases teinud, aga nüüd teeme, on siis uus fassaadisüsteem nimega Ruukki Primo. Loodetavasti olete sellest juba üht-teist kuulnud, kui ei ole, siis tegelikult on tegemist meie jaoks täiesti uutmoodi tegemisega, meie jaoks ka täiesti uutmoodi toormaterjal. Aga nagu te siit altpoolt näete, tegelikult on need pinnad, mida me suudame nüüd siledana toota, lähevad ikkagi müstiliselt suureks, 6 meetrit korda 1,9 meetrit on ikka väga suur pind. Nii et selle kohta kindlasti kolleegid hea meelega jagavad rohkem infot. Projekteerimistuge saate Ruukki käest juba ammu, nii et selle kohta soovitan küsida ka. Ja teine asi, mis ei ole võib-olla nüüd selle aasta uuendus, mis on varem tulnud, aga ülimalt lihtne, lihtsalt võib-olla geniaalselt lihtne lahendus hästi paljudele ehitusettevõtetele, et ikka probleemiks, ma ei tea, kas nende jaoks see probleemiks on olnud, aga tegelikult toogamet on, et paneele ju paigaldatakse seina teatud hulk päevi või teinekord isegi kuid. Ja ega neid tegelikult täna vihma ega lume eest kuidagi nagu spetsiaalselt ei kaitsta. Ja kui see vill siis ikkagi meil seal paneeli siis märjaks saab ja see välja ei tuuldu, mida tal tegelikult väga lihtne teha ei ole, siis ei ole tulemus kõige parem. Et meie selline ülilihtne lahendus, mis tegelikult tootmise mõttes ei ole väga lihtne, aga pealtnäha lihtne on selline, pannakse spetsiaalne nii-öelda siis kiht sinna kilet nii-öelda peale tehases juba ja tarnitakse nad koos selle kilega, nimetame teda Ruukki Rain Protectiks inglisekeelselt ja kaitseb ta siis seda villa, seda paneeli igasuguste sademete eest ja kui paigaldamine edasi läheb, on ta lihtsasti sealt eemaldatav samamoodi. Aga nagu ikka jällegi, et Building Envelopes'ide poole pealt Ruukis saab rohkem infot ja tuge selle toote kohta samuti. Nii, peaaegu et graafikus, nagu arvasin, et poolest lõpetada, pean ma tegema hästi kiiresti katusetoodete toorainete osas ja ma teengi seda hästi kiiresti, sest see teema, seda on võimalik minna süvitsi tohutult. Tahan lihtsalt näidata paari slaidi, mis on olulised meelde jätta. Me oleme seda rääkinud siin paar aastat. Hea on näha, et on ka tegelikult asi palju paremaks või teadlikkus palju paremaks läinud. Me ei ole jälle kindlasti kohal, nii et kellel huvi rohkem teada saada on, pärast jällegi seminari lõppu kommentaaridesse kirja, et katusetoote tooraine kohta tahaks rohkem infot, kas siis seminari, webinari või kohtumise või kirjalikul näol saadame ära. Hästi kiiresti selline näeb välja üks siis terasleht nii-öelda või katusetoote tooraine, mingisugune pinnakatte polümeerne on sillal peal. Hakkame keskelt pihta, on olemas siis nii-öelda terasleht, ülespoole liigume, terasleht kaetakse alati ära tsingikihiga, siis on passiveerimiskihid seal peal, siis on kruntvärvid ja siis on pinnakatte ja tagakülg tuleb siis alati ka ära kaitsta. Ja kuna lubasin, et detailidesse väga palju ei lähe, siis üks oluline asi, mida tegelikult peab teadma, on see, et on olemas laias laastus 2 sorti terast. Üks on konstruktsiooniteras ja teine on vormitav teras. Nii kui juba sõnadest võib välja lugeda, üks on vähekene vormitavam tegelane ja teises saab nii-öelda siis konstruktsiooni kandevuse mõttes ikkagi vähe kindlama toote. Hea või halb, mina ei tea. Lugu on selles, et eks seda TX-i ehk siis seda vormitavat terast toodetakse maailmas tohutult palju. Ja meie arvates, Ruukki arvates halb lugu on see, et mitte kõik tootjad, kahjuks ka mitte Eestis, aga kindlasti ka mitte Euroopas ega maailmas
ei pea sellest harjumusest, nõudest kinni, et on teatud profiilid, mida ei tohi TX tehasest ehk vormitavast terasest tootest, et ta on liiga voolav ja me ei suuda välja arvutada täpselt mingisuguste profiilide kandmist. No eriti oluline loomulikult mingite suurte kandvate profiilide puhul, kus ei ole mõeldav see, et mingi väärtus, nagu ta TX-i puhul on vahemik. Vahemikku ei saa olla, et meil tegelikult kõik need konstruktsiooniterased annavad nagu võimaluse hoopis turvalisemaks lahenduseks. Teadki lihtsalt seda, et on ülioluline, et paljud profiilid oleks tehtud siis konstruktsiooniterasest, mida tähistatakse tähega S ja seal on mingi number taga, S280 on enamasti need terase margid. TX ei ole selles mõttes kurjas, TX on okei, aga ta on omas kohas okei, et sellest tegelikult vihmaverenne on super, väga hea, täpselt selle jaoks nad sobivad. On olemas üks spetsiaalne teras veel, mida on SEB ja Ruukki Grupp välja töötanud, see on siis DSP, me kutsume seda niimoodi, inglise keeles Dean Smith Pro ongi täiesti ainult valts plekkseppadele mõeldud siis käsi valtsi plekk, mis on selline hästi voolav ja vormitav. Eks ju, esimene kindlasti oluline fakt on, millist terast me kus kasutame, et siin eksitakse palju. Ma tõin siia välja ka meie soovitused erinevate pinnakatete kasutamiseks erinevates keskkonnaklassides. See on võib-olla, kes tahab, teeb siit kiiresti endale print screen'i puuga löödud täiesti nii võikski see asi olla, et ei tahakski rohkem siin võib-olla keskenduda, et kõik on suhteliselt arusaadav. Veel kord, et see on hästi lühikene ja paar slaidi, et rohkem, kui keegi soovib infot, siis kindlasti saadame. Ja veel keskkonnaklasside teemal, noh, ega meie piirkonnas siin ikka C5 ei ole, et ütleme, et ja ega ausalt öeldes C4-gagi peab ikka natukene pingutama, et sinna kohale jõuda, aga jällegi väga hea kaart, millest ka tasub võib-olla selline print screen teha, et seda ikka ilmselt läheb tihtipeale vaja oma töös paljudel. Ja lõpetuseks paar sellist näidet, mida me viimasel ajal oleme siis koostöös arhitektidega erinevate hoonetega korda saatnud. See on esimene näide, omapärane, omanäoline, väga lahe. Noh, klassikut me näeme aina rohkem ja rohkem fassaadidega kooskõlas. See konkreetne näide on ühest Leedu arendusest. Üks arendaja tegi sellised majad. Seda ilmselt olete te kõik näinud, ilmselt ka meie enda kalendrite peal. See on Pärnus või Pärnu külje all olev üks golfiklubi, kus on kasutatud meie Corten terast fassaadidel. Ja see ongi kõik, jõudsin peaaegu et täpselt aega. Nagu jutt oli, et kohe, kui panete webinari akna kinni, tuleb üks küsimustik. Mul oleks ääretult hea meel, kui te sellele küsimustikule leiaksite aega vastata. Seal on minu meelest 3 küsimust ja 2 lisaks veel sellist avatud vastust, et oleks hea meel, kui saate vastata. Aga minu poolt praegu aitäh.